Tere, armsad inimesed ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja täna räägime sellisel teemal, et kuidas kontakteeruda valgusolenditega. Me oleme tõesti väga intensiivse ja kõrge vibratsioonilise valguse portaali mõjuväljas praegu. Ja kui sa ei ole veel Valguse kanali videosid vaadanud, siis ma soovitan vaadata ära vähemalt üks nendest videotest, mille pealkiri on Uus valgusportaal. Et seal me räägime täpselt sellest, et mida me inimestena praegu kogeme, kuidas me seda intensiivset energiat oma füüsilistes kehades läbi töötame, mida me füüsilised kehad tunnevad ja nii nagu seal videos me ka rääkisime, et see olukord tegelikult füüsilise kehale ei ole üldsegi mitte kerge ja vähemalt mitte kõigile. Osadel võib-olla on kergem, osadel on vähem kergem, aga hea uudis on see, et selles kõrgemas ja intensiivsemas valgusenergias me oleme paremini kui kunagi varem saamas kontakti erinevate kõrgema sagedusega olenditega. Näiteks meie hingeperekonnaga, vaimolenditega, saatjatega, erinevate valgusolenditega siit ja mujalt. Ja me oleme võimelised nendega kontakteeruma ja nende infot vastu võtma ja nende infot ka edasi andma. Ja sõnum on nende poolt siis see, et nad on kogu aeg olnud ja on ka praegu meie juures kohal. Ja selleks, et nendega kontakti saada, on vaja lihtsalt olla siin ja praegu, oma füüsilises kehas kohal, hingata sügavalt ja kutsuda nad kohale. Et ma olen ise seda tehnikat muidu kasutanud väga erinevates enda teraapiates, mis ma teen teisi inimesi aidates, kuid tegelikult igaüks saab ja suudab seda sama ise ka teha. Ja tähtis on lihtsalt seda tehnikat kasutades lihtsalt lasta lahti igasugusest klammerdumisest, kõikidest oma ootustest, et mismoodi see peaks nagu välja nägema või tunduma ja lihtsalt usalda. Et see on kõige tähtsam. Et see sõnum kõrgemalt poolt on siis see, et me oleme siin, et tunneta meid, lihtsalt tunneta ja veel kord tunneta. Ja seda on võimalik ka tunda füüsiliselt nende kohalolu. Ja mis siis tekib hästi sügav teadmine, et nad on siin, et nad on siin samas ruumis näiteks kohal, et võib täitsa kogeda seda, kuidas sinust ümbert nagu kinni võetakse niimoodi õrnalt. Et me peame hakkama usaldama seda kontakti, mis me tunneme, peame usaldama oma enda tundmusi ja seda, et me oleme võimelised erinevaid energiat tunnetama. Et need, kes minu teraapiates on käinud, need on ise kogenud seda energia liikumist, et ma usun, et kõik, kes te olete energiatööga vähemal või rohkemal määral kokku puutunud, kas siis ise tehes või vastu võttes, et teate, millest ma räägin. Ja kõige tähtsam on siis see, et kui sa soovid oma saatjate või teiste valgusolenditega kontakti saada, siis ära muretse selle üle, kas sa saad mingeid, just nagu kõrvadega, et kas sa kuuled mingeid sõnumeid või kas sa näed neid. Et see ei ole üldse tähtis, sest kõik inimesed ei ole võimelised nägema, kõik inimesed ei ole võimelised kuulma, väga paljud meist tunnetavad ja tajuvad. Ja võib-olla seda on kõige keerulisem teha, sest meid on õpetatud mitte usaldama ennast varasest lapsepõlvest peale ja juba aastasadu, võib-olla aastatuhandeid. Ja kõige tähtsam on siin seejuures keskenduda oma enda tunnetele, et sule silmad ja tunneta. Ole kohal oma füüsilises kehas ja lihtsalt tunneta ja hinga. Ja ava oma kroonchakra. Tee seda lihtsalt öeldes selline taotlus, et ma avan oma kroonchakra ja kutsun kohale siis ükskõik, keda sa soovid suhelda, ükskõik, kas see on siis hingeperekond, meie galaktiline perekond, kes meil siin praegu kaasa elab kogu selle ülestõusmisprotsessile. Kas selleks on kõige puhtamad valgusolendid, sinu saatjad, kaitseinglid, kes iganes sa tahad, kellega kontakti saada, siis kutsu need lihtsalt kohale, et ütle niimoodi, et ma soovin
Ma soovin lihtsalt suhelda ja avan ennast nende sõnumite vastuvõtmiseks. Ja siis lihtsalt ole hetkes, usalda, et nad on olemas, et nad on siin ja nagu ma ütlesin, tunneta nende kohalolu. Ja mis võib juhtuda hästi suure tõenäosusega on see, et su ego püüab sulle lihtsalt selgeks teha, et sa niikuinii ei tunne midagi, et okei, et Kaia-Liisa siin võib-olla räägib ja tema kindlasti tunnetab, aga mina niikuinii ei tunneta. Et ego üritab sulle öelda, et niikuinii kedagi pole, sa kujutad kõiki ette ja üldse kõik see on väga mõttetu ja nõme asi. Et tähtis on siis see, et keskendu hingamisele, usalda ja tunneta. Kutsu nad kohale ja nad on kohal samal hetkel. Ja suure tõenäosusega, nagu ma ütlesin, füüsiliselt sa ei näe mitte midagi, kuid oluline on just see tunnetus. Ja mina soovitan, et praktiseeri seda 5–10 minutit päevas, iga päev. Ja ühel hetkel, kui sa kohe seda ei tunneta, siis ühel hetkel sa lihtsalt tajud, et sa ei ole siin üksi. Ja see on nii tore, sest meid on tõepoolest väga-väga suur valgusmeeskond meid toetamas, hoiavad meile pöialt, hõiskavad koos meiega, nutavad koos meiega ja me saame ainult nende kaudu veelgi enam tõestust selle kohta, et me oleme siin planeedil selleks, et aidata inimkonda praegusel hetkel kõige suurema sammu astumisele kaasa. Nii et mina tänaseks lõpetan ja et see oli selline lühike sõnum täna ja kohtume juba järgmiste sõnumite ja järgmiste videotega. Nägemist!